Me arvasime, et teame juba kogu neandertallaste lugu. See oli iidne inimene, kelle lõpuks asendasid tänapäeva inimesed. Aga üks Gibraltaril asuv koobas tõi päevavalgele tõendeid, mis võivad muuta meie arusaama neist. Üks saladus, mis on olnud peidus 40 000 aastat, võib tõestada, et neandertallased olid targemad ja meile palju sarnasemad. Aga enne kui me arutelu alustame, palun ma sinult üht laiki ja palun telli ka meie kanal. See on meile sisuloojatele väga suureks abiks, nii et alustame juba. Pitsat, millele 5-9 aastat kaevamist. 40 000 aasta jooksul oli Vanguardi koopas üks asi peidetud seina taha. See ei olnud varisenud kivi ega looduslikud jäänused, vaid midagi pitseeritut. Kui arheoloogid selle lõpuks avasid pärast 9 aastat väljakaevamisi, sisenesid nad kambrisse, mis oli puutumata. Viimane neandertallane polnud veel eluski ja see, mis neil avanes, oli veelgi üllatavam saladus. Ühele lubjakivile olid kraabitud sügavad küünejäljed. Seal olid tiskjate luud, mis ei oleks pidanud ühes kohas koos olema. Seal oli ka üks merekarp, mis oli viidud koopas kõige kaugemasse ossa, piirkonda, mis oli täielikult pimeduses. Keegi inimene sulges selle kambri ja sees oli midagi, mis meeleheitlikult üritas välja pääseda. See avastati pärast 9 aastat kaevamist. 9 aasta jooksul töötas rühm arheolooge Gibraltari Vanguardi koopas kõige sügavamas osas. Neid juhtis professor Clive Finlayson, üks juhtivaid eksperte neandertallaste käitumise uurimisel. Nad eemaldasid setet ettevaatlikult. Iga kiht oli õhuke. Iga pinnase kiht uuriti hoolikalt. Iga leitud tükk vaadati ükshaaval üle. Mõõdeti iga sentimeeter. Seejärel avastasid nad midagi, mis pani nende uurimise pausile. Uurimise ajal pärast seda kinnitasid teadlased selle asja, mida meeskond juba laikselt kartis. Ja kui see lõpuks avati, avastasid nad kambri, mis oli koopala endasse uuristatud. Selle sügavus on 13 meetrit ehk umbes 42 jalga suletud ja puutumata pimedust. See oli täielikult välismaailmast eraldatud. See oli seal juba enne, kui moodsad inimesed Prantsusmaal ja Hispaanias esimesed koopamaalingud tegid. Enne kui põlluharimine algas, enne kui ükski tsivilisatsioon põllumajanduses tekkis. Ja kui läbipääs avati, tervitas neid kummaline õhk. Külm, vana ja kergelt orgaanilise aine lõhnaga, mis tekib ainult siis, kui bioloogilised jäänused on väga pikka aega puutumatuna seisnud. Arheoloogide sõnul oli kambrisse sisenemine nagu sisenemine vaikusese. Kõrvulukustav vaikus, ei mingit õhu liikumist, ei ühtegi heli. Tuuba, mis oli jäänud täiesti liikumatusse, samal ajal kui kogu maailm väljaspool seda oli tundmatuseni muutunud. See ei olnud varjend. Inimese ellujäämiseks ei olnud mingit põhjust minna 13 meetri sügavusele suletud kivimassiivi sisse. Vanguardi koobas asub mere ääres ja pärast 40 000 aastat anti võimalus seda uurida. Kui arheoloogid esimest korda kambri sisse astusid, ei märganud nad kohe luid ega ka artefakte, vaid just seinu endid. Peaaegu iga silla osa oli kaetud sügavate kriimustustega. Need olid otse lubjakivisse graveeritud. Need ei olnud lihtsalt pinnapealsed kriimud. Need olid pikad ja sügavad graveeringud, mis näisid olevat korduvalt kivisse uuristatud suure jõuga. Ja selliste sügavate jälgede tegemiseks lubjakivisse on vaja väga suurt käejõudu. Veelgi üllatavam on see, et kõik need jäljed tehti kambri seest poolt. Pärast seda leidis meeskond luid. Seal olid ilvese, laigulise hüääni ja habekotka luud. 3 erinevat tippkiskjat. Nende luud leiti koos, kõik koos kambri seest. Need loomad ei satu tavaliselt ühte kohta kokku. Tegelikult võistlevad nad sama territooriumi pärast. Ilves ja täpiline hüään on rivaalid. Nad ei ela samas kohas. Samal ajal on Grifflind suur lind, kes tavaliselt väldib suletud kohti. Pole selgitust, kuidas need 3 liiki ühes koopas elasid. Teadlased ei selgitanud seda ka otseselt. Seda näitavad ka tõendid. On võimalik, et neandertallased tõid need loomad sinna. Võib-olla püüti need loomad kambrisse jahipraktika rituaali jaoks, mis oli osa loomade teatud osade hankimisest. Professor Finlaysoni meeskonna sõnul on tõendeid selle kohta, et neandertallased kogusid sageli loomade osi. Eriti linde ei söönud raisakotkad, kuid nendes suured ja erilised suled on raskesti kättesaadavad ning neil võis olla eriline otstarve. On põhjus, miks neandertallased pidasid vajalikuks neid loomi koopasse tuua.
veelgi salapärasemaks muudab asja see, et nad tõid sinna ka laigulise hüääni. Laiguline hüään on luumurdja straipesööja, kellel on üks tugevamaid lõugu maismaaloomade seas. See ei ole lihtsalt loom, keda oleks lihtne koopasse tirida. Samuti pole märke, et ta oleks seal elanud või surnud. Tundub, et ta viidi sinna meelega. Jälle kerkib esile teooria koopaseinte kraapiate kohta. Mis iganes sinna kambrisse jäi, see kraapis lubjakivile korduvalt jälgi, kuni käsi väsis. Kui arheoloogid uurisid luid ja salapäraseid jälgi nende ümber, märkasid nad veel üht detaili neandertallaste kohta. Koldekeemia, millel oli liik, keda me nimetame primitiivseks. Koopas on vanemad settekihid allpool. Teadlased avastasid midagi, mida keegi ei osanud oodata. See on süda või kamin. Aga kui teadlased seda uurisid, said nad teada, et see ei ole mõeldud toidu valmistamiseks. See on iidne laboratoorium, kus neandertallased valmistasid tugevat liimi, mida nimetatakse tõrvaks, kasutades kontrollitud kuumust ja vähest hapnikku. Üle 60 000 aasta enne, kui kaasaegne teadus sellele protsessile nime andis. Veelgi hämmastavam on siiski südame disain. Kui see oleks olnud ainult esimene katse, oleks piisanud lihtsast kanalist. Kuid leitud struktuuril on 2 kanalit, isoleeritud seinad ja hoolikas teostus. Keegi tegi lihtsama versiooni. Keegi märkas, et see ei ole tõhus. Keegi mõistis, miks see ebaõnnestus. Ja keegi kavandas parema asenduse. See ei ole instinkt. See on teadmine, mida jagatakse põlvest põlve. Keegi õpetas seda. Keegi õppis. Keegi täiustas. Ja see juhtus ikka ja jälle 100 aastate jooksul. Kaugemates, külmemates Euroopa piirkondades kasutasid teised neandertallased kasetohu tõrva valmistamiseks. Aga Gibraltaril ei olnud neil sellist materjali. Selle asemel kohandasid nad protsessi, kasutades kummiroosi, mis on Vahemere rannikul kasvav põlistaim. Selline kohanemine nõuab protsessi põhimõtete mõistmist, mitte ainult harjumuspäraste sammude järgimist. See tähendab, et nad teadsid, kuidas see töötab. Ja nad teadsid, kuidas seda muuta, et see töötaks teistsuguses keskkonnas. Keemilise analüüsi tulemused olid veelgi märgatavamad. Kohapeal toodetud tõrva kvaliteet oli erinevate tootmissündmuste puhul ühtlane. See ei olnud katse. See on korduv ja usaldusväärne protsess. Nad suutsid saavutada samu tulemusi aja jooksul. Kaasaegses terminoloogias nimetatakse seda kvaliteedikontrolliks. Ja see on osa 60 000 aasta vanusest pärandist, mida teadus on kaua aega pidanud millekski, mida neandertallased ei suutnud teha. Tõrva kasutati liimimiseks. Kivipunkte kinnitati puidust varte külge. See loob komposiitrelvi, mis koosnevad eraldi osadest, mis peavad toimima ühtse süsteemina. Kui tõrv ebaõnnestub või kivipunkt puruneb, ei ole kogu relv enam tõhus. Neandertallased mõistsid seda. Nad pidid oma tööriistu hooldama. Nad said kohe aru, milline neist on kahjustatud ja nad parandasid selle kohe ära. See on etteplaneerimine. See on ka süsteemne mõtlemine. Oskused, mida oleme kaua arendanud. See pärineb liigilt, keda oleme peaaegu 100 jooksul alahinnanud. Graveering. 54 tõmmet Gorhami koopas avastasid uurijad midagi, mis oli otse lubjakivist aluspõhjale sisse graveeritud. See on muster, ristuvate joontega kujundus, mis koosneb organiseeritud ja korduvatest lõikudest. See ei ole looduslikult kivisse tekkinud jälg. See graveeriti terava kivist tööriistaga. Kui teadlased seda uurisid, avastasid nad, et see on üle 39 aasta vana. Ja tol ajal ei olnud moodsad inimesed veel sellesse Euroopa ossa jõudnud. Seejärel püüdsid teadlased välja selgitada, kui palju liigutusi oli vaja, et see disain luua. Tulemused olid üllatavad. Mõlema joonise puhul tehti mitte rohkem kui 54 eraldi tõmmet. Need ei olnud ka juhuslikud jooned, mis oleksid tekkinud tööriista kasutamise käigus. Iga joone puhul peatus tegija korraks. Ta vaatas oma tehtut enne, kui jätkas joonistamist. Ja ta tegi seda 54 korda. Kui teadlased protsessi kordasid, avastasid nad veel midagi. Nad suutsid täpselt kindlaks teha iga joone joonistamise järjekorra. Kõigepealt tehti põhijooned. Seejärel lisati teisejärgulised jooned, et täita vahed. See detail on väga oluline. See näitab, et enne kui esimene tõmme kivile tehti, oli kunstnikul juba kujundus peas valmis. Ta teadis juba, millist kujundust ta teha tahab. Meelgi muljetavaldavamaks muutus avastus siis, kui vaadati, kus see leiti. See ei olnud koopa sissekäigu lähedal.
graveering leiti koopast osast, kuhu päikesevalgus peaaegu ei ulatu. See tähendab, et inimene, kes tegi need 54 joont, töötas pimeduses. On ainult 2 võimalust. Võib-olla teadis ta seda kujundust peast ja tegi selle ainult mälu ja tunnetuse abil. Või kasutas ta graveerimise ajal kunstlikku valgust. Kumbki neist 2 nõuab hoolikat planeerimist ja selget kavatsust. Ja see ei ühti uskumustega neandertaalaste võimete kohta. Aastaid peeti võimet luua abstraktseid sümboleid ja tähendusega mustreid üheks olulisemaks erinevuseks tänapäeva inimeste ja teiste inimliikide vahel. See on üks põhjusi, miks arvatakse, et meie mõtlemise tase on kõrgem. Vana vaate kohaselt ei olnud neandertallastel võimalik saavutada sümboolset mõtlemist. Aga siin on probleem. Gorhami koopas olev graveering oli seal juba enne, kui moodsad inimesed sellesse piirkonda jõudsid. Selle tegi üks neandertallane pimeduses ja 54 tõmbega professor Finn Leissoni, selle uuringu juhtinud teadlase sõnul. Mida graveering tegelikult tähendab, sellel on tal lihtne vastus. Ta ei tea, kas see on kunst või lihtsalt kritseldus. Aga selge on see, et see on abstraktne kujundus, mis tehti üle 39 000 aasta tagasi, ajal, mil tänapäeva inimesi veel ei olnud. Gibraltari lähedal, The Burialsis. Koopad on meile andnud suletud ruume, keerukaid tööriistu ja sümboleid, mis on pimeduses sisse graveeritud. Kuid Euroopas asuvatelt teistelt neandertallaste leiukohtadelt on veelgi tugevamaid tõendeid. Tõendid, mis ei puuduta tehnoloogiat ega kunsti, vaid seda, kuidas nad kohtasid oma lahkuluid. Nad ei jätnud oma surnuid lihtsalt maha. Nad ei jätnud neid sinna, kuhu nad kukkusid. Nad matsid nad maha. Ja nad tegid seda hoolikalt. Shanidari koopas Põhja-Iraagis leiti umbes 60 000 aastat vana neandertallase haud. Kui teadlased uurisid surnukeha ümbritsevat mulda, leidsid nad kõrge kontsentratsiooni õietolmu erinevatelt õitsvatelt taimedelt. Taimed, mis ei kasva koopas sees. See tähendab, et keegi tõi need väljastpoolt ja pani need tahtlikud surnu lähedale. Kui see tõlgendus on õige, võib see olla maailma ajaloo vanim teadaolev hauaand. Kuid tähtsad pole ainult lilled, oluline on ka keha asend. Seda ei pandud lihtsalt põrandale, see asetati hoolikalt. Põlved olid tõmmatud rinna juurde, käed olid korralikult paigutatud ja see asetati madalasse hauda, mis oli selgelt selleks otstarbeks kaevatud. Keegi otsustas, kuidas lahkulu hauda asetada. Keegi kaevas, keegi sättis keha paika. La Ferrasis Prantsusmaal avastati mitu koosmaetud neandertallast. Seal olid täiskasvanud, seal olid lapsed. Samas kohas on eraldi hauad, nagu oleks matjad püüdnud hoida perekonda koos, isegi pärast surma. Teistes kohtades leiti ka punast ookrit, mis oli pandud otse lahkunute luudele. Kaduumine Euroopas ilmneb arheoloogilistes leidudes korduv muster. Igas piirkonnas, kuhu jõudsid tänapäeva inimesed, hakkasid neandertallaste jäljed järk-järgult kaduma. See ei juhtunud vaid korra või 2. See kordus ikka ja jälle erinevates maailmaja osades. Iga kord, kui tänapäeva inimesed jõudsid uude paika, lõppesid seal ka neandertallaste asustuse tõendid. Kuna see muster kordus nii sageli, oli teadlastel raske seda seletada lihtsalt juhusena. Kuid on veel üks väga oluline asi. Need 2 inimliiki ei kohtunud lihtsalt, vaid neil tekkis ka omavaheline side. Me teame seda, sest kanname siiani endas nende geneetilist pärandit. Enamik inimesi, kes ei pärine Sahara tagusest Aafrikast, kannavad umbes 1–4% neandertallase DNA-d. See tähendab, et mingil hetkel minevikus ei olnud neandertallased ja tänapäeva inimesed lihtsalt naabrid. Nad said lapsi ja nende laste jäljed kannavad edasi nende geneetikat, kuid siiski jälluvad üks liik eraldi populatsioonina. Teine kadus lõplikult. On leitud mõned neandertallaste jäänused nende viimastest etappidest, mis näitavad tõsiste haavade tekitatud vigastusi teravatest relvadest. Haavad, mida ei saa seletada kiskjate rünnakutega. Pigem on need ligastused tõenäoliselt põhjustatud kokkupõrgetest teiste inimestega. See ei tõesta, et 2 liigi vahel oleks olnud ulatuslik sõda, kuid see näitab, et aeg-ajalt esines vägivaldseid kokkupõrkeid. Ja samal ajal, kui see toimus, oli veel üks kriis, mis aeglaselt hävitas nende maailma. Neandertallaste ajal Gibraltaris oli koobast ees lai tasandik.
üle 4 kilomeetri kuiva maad ulatus praegusest rannikust kaugemale. Seal olid metsad, rohumaad ja loomad, keda nad küttisid. See oli nende elu alus tuhandete aastate jooksul. Kuid viimase jääaja lõppedes hakkas meretase tõusma. Varem jahipidamiseks kasutatud alad hakkasid tasapisi vee alla vajuma. Nende liikumisruum muutus järjest väiksemaks. Iga põlvkond nägi, kuidas vesi aina lähemale tuli, kuni lõpuks polnud enam kuhugi minna. Ühel pool oli kasvav kaasaegse inimese populatsioon, teisel pool tõusev meri. 2 kriisi saabusid üheaegselt. ja neandertallased olid need, kes valmistasid tõrva ja lõid sümboleid. Nad matsid oma surnuid rituaalidega ja tõid karpe sügavale koobastesse. Nad olid sunnitud järk-järgult taanduma kuni Euroopa viimaste asustusaladeni. Kuni lõpuks ei jäänud neist enam kedagi alles. Tõeliselt kaduma läks mitte ainult nende rahvastik, vaid ka nende kultuur, nende lood, nende rituaalid, nende uskumused, nende sümbolid. Teadmised, mida nad olid edasi andnud 100 000 aastate jooksul, kõik see kadus vaid silmapilkselt, kui võrrelda seda maailma ajaloo pikkusega. 40 000 aasta jooksul oli Vanguardi koopas asuv ruum suletud ja vaikne. Samal ajal kui kliima muutus, samal ajal kui tsivilisatsioonid arenesid. Samal ajal kui impeeriume rajati ja langetati. Samal ajal kui inimene muutis planeedi nägu. See jäi varjatuks pimedusse. Ja kui see lõpuks avati, ei leitud sealt kulda, ei leitud varandust, vaid sõnum maailmast, mis on ammu kadunud. Üks ülestähendus inimestest, kellel polnud aimugi, et nad on oma liigi viimane põlvkond. Ja võib-olla on see kõige sügavam õppetund Vanguardi koopast. Need inimesed, kes pitsatisid selle ruumi, tõi karbi koopasse sügavusse, nikerdasid sümboleid tivisse ja asetasid lilli oma lahkunute kõrvale. Nad ei olnud lihtsalt kaasaegse inimese madalam versioon. Nad olid inimkonna teine haru, oma teadmistega, oma kultuuriga. Neil oli oma viis maailma mõistmiseks. Ja mida sügavamale arheoloogid koopas kaevavad, seda rohkem võime veel avastada. Tükid loost, mille aeg peaaegu täielikult kustutas, kuid mis jätkavad pimeduses taas esile kerkimist.